nii, tervist, täna me räägime siis keemiline side ja selle mõjuainete omadustele keemia 10. klass. Väga kohutav. Aga kontrolltöö teema nimine peab oskama. Nii, esimene asi, mida me peame oskama, on see, et me peame tundma ära, mis on kovalentne side ja siis sellise asja järgi moodustada ka see kovalentne side on siis see, kus aatomid jagavad elektrone, et olla stabiilsed. Ehk, näed, siin on üks aatom ja siin on üks aatom. Ja kui me teeme kovalentse sidemesest, siis nad jagavad seda elektroni. Siin samamoodi, ta jagab seda teist elektroni. Jah, see peaks võib olema, on ju. Nii, siis meil on jooniline side. Jooniline side on siis see, kus siin on näiteks näes üks elektron ja siin on üks elektron. Aga selle asemel nagu kovalentses sidemes, kus nad jagasid joonilises hoopis, ta annab oma elektroni ära, ehk tuleb selline asi, et ennal ei olegi siis rohkem elektrone. Mul praegu ei tule meelde, mis... Okei, vahet pole. Lähme edasi lihtsalt. Nii, siis meil on selline metalliline side. Metalliline side tähendab põhimõtteliselt metallid jagavad vabu elektrone lämmastiku või fluori vahel. See on lämmastik, see on fluor. Ja siin on näha, kuidas neil on need vabad elektronid siin. Ja siin on mingi metalliaatomid ja nad jagavad neid vabasi elektrone. Jah. Vesinikside on minu lemmik. Vesinikside on siis see, kus mürgad tõmbejõud vesiniku, hapniku, lämmastiku või fluori vahel. Jah, igatahes. Et näiteks meil on siin see siin, see siin on üks aatom ja siis siin selle teise aatomiga, see on see teine aatom, tekib vesinikside ja need katkendlikud jooned siin siis näitavad seda vesiniksidet. Et vesiniksidemes O ei saa minuga kokku, aga O saab minna H-ga kokku ja vesiniksidet moodustavad ainult HOFN ehk hofen. Nii, aga kus me teame, milline side, sest meil on olemas selline asi nagu jooniline side, meil on polaarne kovalentne side, mittepolaarne kovalentne side ja jooniline kovalentne side. Nii, seda me näeme sellisest tabelist, mis on siin. Ja see näitab siis elektronegatiivsust ning kui meil on, ja siis see nagu arvutad see vahet, kui meil on näiteks PA ja F2, siis me vaatame siit tabelis, kus on PA, meil siin 0,9 ja F on 4,0, siis me teeme 0,9 miinus 4 võrdub 3,1 ja see on siis jooniline side, sest see on suurem kui 2. Ja siin sama põhimõtte järgi polaarne kovalentne on väiksem kui 1,8, mittepolaarne kovalentne on vähem kui, mittepolaarne kovalentne on see, kui vahe on 0. Ehk kui me teeme näiteks siin on 3,4 miinus 3,4 võrdub 0, vahe on 0, siis see on mittepolaarne kovalentne side. Kui on väiksem kui 1,8, siis ta on polaarne kovalentne side ja ta on jooniline kovalentne side, kui vahe on 1,8 kuni 2. Peaks võib olema, on ju. Niisama vihkan, sest mul ei ole neid peas ja ma olen kõik full maha ja proovin midagi aru saada. Nii, meil on selline asi nagu aatomvõre ja see peaks aatomvõre olema. Käsi hullult väriseb, see ei ole okei. Nii, me peame teadma, mis osakesed, sideme tugevus ja omadused. Nii, osakesed. Aatomvõrel on siis aatomid seotud tugeva kovalentse sidemega. Ehk, kus meil tõisi kovalentne side? Okei, siin on mingi polaarne ka, igatahes ma ei tea. Nii, nad on tugevalt seotud, tugevalt kinni. Sideme tugevus, väga tugev, raske lõhkuda seda kuubikut või jama või mis iganes siin on seda väga raske lõhkuda. Omadused on siis see, et väga kõrge sulamis- ja keemistemperatuur ei juhi elektrit ega soojust, välja arvatud siis grafiit ja ta ei lahusta vees ega ei rebene, nad on nii tugev. Ta on tugev aatom, alfa. Nii, molekulvõre. Molekulid seotud nõrkade molekulide vaheliste jõududega, näiteks vesiniksidemed. Sidemete tugevus siis on nõrk, kergesti lahutav, siin on see pilt ka. No jah, näha on, et see on nõrk ju. Omadused on siis madal sulamis- ja keemistemperatuur, tihti lenduvad, ei juhi elektrit, tavaliselt väga halvasti lahustuvad vees. Suht siin näha ole, molekulid muidugi. Joonivõre, siin on pilt sellest, osakesed, positiivsed ja negatiivsed joonid, positiivsed, negatiivsed, seotud tugeva elektrostaatilise või tõmbejõuga. Sideme tugevus on siis tugev, kuid rabeduse tõttu võib võre kergesti puruneda. No ja vaata, ta on tugevasti koos, aga ekslik puruneda võib. Kõrge sulamist, ma ei tea, kui hullem su käsi šeitib, see ei olegi. Omadused, kõrge sulamis- ja keemistemperatuur, lahustuvad vees, juhivad elektrit ainult sulatise või lahususena. Metallivõre. Siin on need metallid erinevad öeldud, siin on need erinevate metallide võred siis. Metalliaatomid ja delokaliseeritud elektronid, elektronpilv. Sideme tugevus, tugev, metalliline side, muidugi metallid on tugevad. Hea elektri- ja soojusjuhtivus, kõrge sulamistemperatuur, kuid varieeru ehk oleneb metallist. Plastilised ja laitivad, ei lahustu vees. Thanks. Kas sõida? See on sõida? Näe, võtta kõik. Võtta? Okei, mitte.